korterid on tühjad, on teistel majadega hullemad kiilod. Ühel täiesti tavalisel tööpäeval järjekordselt autoga Tallinnasse sõites ja kuulates Revalsi uut lugu Jumala elab pealinnas tekkis täpselt selline äratundmistunne, et nad laulavad ju meie igapäeva tegevusest ehk siis meie kodude nõustamisest, mida me oleme aastast aastasse juba teinud ja iga-aastaselt siis circa 20 000 kodus ju käime. Ja mõte hakkas liikuma sinna, et võtaks nende inimestega ühendust, et mis on nende sõnade taga ja võib-olla siis teha ka nendega koostööd. Ja tänaseks on see jõudnud tegelikult juba päris palju edasi areneda, et me käisime siin nendega alles mõned päevad tagasi 6 Eesti kohas kodusid nõustamas. Nad nägid ise, mismoodi siis inimesed elavad, nägid ja said aru päästi igapäevalt tööst, et nad ei sõida ainult tulekahjudele või veeõnnetustele välja, vaid teevad ka väga suures mahus ennetustööd, ehk siis panustavad sellesse, et me ei peaks mitte kunagi inimestele appi sõitma tagajärgedega tegelema, vaid sellega ennetuslikult tegelema. Just nii palju, et mitte ära surra, liiab vähed laseks elada. Kui ma sain kõne päästeametnikelt, siis käis igasugused mõtted läbi, et esialgu ei osanud mingit selget seisukohta kujundada, aga kui me juba kohtunud olime, siis hakkas neid mõtteid tulema päris mitmeid, et äkki tõesti saaks mingi oma väikse panuse sellesse anda, sest tõukejõuks oli ju ei midagi muud kui meie bändi Martini kirjutatud lugu pealkirjaga Jumal elab pealinnas, mis siis päästeametnikke kõnetas just oma sellise väga sotsiaalkriitilise sisu poolest. Sealt need mõtted hakkasid peerima ja me jõudsime ju täitsa uue looja koostööni, mis kannab pealkirja Kirjad ääremalt, mis ilmestab tegelikult seda, mis ümber selle pealinna, kus Jumal elab, nagu tagagi toimub. Need, kel on, need siit on läinud, kellel pole, need jäid surema. Head ajad meist mööda on käinud, halvemaid veel tulemas. Kui terve meie muusikute seltskond käis koos päästeametnikega külastamas erinevaid paiku, täpsemalt neid paiku, kust me pärit oleme üle terve Eesti, et siis see avastas tegelikult kogu seda vaadet sellele tööle ja nendele probleemidele, mis meil igal pool on, üsnagi selgelt ja üheselt. Pere laiali tillutult ilma jäänud kaugeks kodu. Need 2 kohta, mis ma konkreetselt räägin, pärast ilmnes, et need olid tegelikult sotsiaalmajad. Ja need olid tingimused, millesse ei paneks ei kedagi ega midagi tegelikult vabatahtlikult. Siis see ei elama ega olema. Hämmastav oli muidugi see, et need inimesed, kes seal elasid lõpuks, nad olid alkohoolikud küll, aga nad olid jumalast teadlikud sellest, kuidas asjad peaks käima. Ja nad ei olnud ainukesed, kes olid teadlikud, mis kuhu käib, aga nad olid lihtsalt, nad ei ole füüsiliselt võimelised sekkima, nagu kas meil see suitseandur töötab või kas see vinguandur on õiges kohas. Ja ma olen üsna kindel, et neil ei ole ei lapsi ega lapsilapsi. Ja kui ükskord mind maetakse mulle, kaasas vaid kirjad ääremaa, ei mu kalmu vaatama tulda, liialt väike mu hauaplaat. Esimene maja, kus me käisime, oli kõige šokeerivam, sellepärast, et ma ei uskunud, et sellises majas üldse inimene võib sees elada. See nägi tõesti väga maha jäetud välja ja läksime siis sinna sisse. Sees oli ka kõik ülipime, asju täis, kõik ja siis üks vana härra sees elas. Tõesti, ma ei uskunud, et selliseid kodusid veel tänapäeval üldse olemas on.
pärast neid kodukülastusi läksin mina esimese asjana koju. Ma ei jõudnud jopetki seljast ära võtta, kui ma otsisin kõik suitsuandurid, kus on patareid tühjaks saanud. Otsisin need üles, vahetasin ära, hakkasin isaga, küsisin isalt korstnapühkija akti, mõõtsin, mul olid need brošüürid olid ka, mõõtsin kohe ära, et kamina ja seina vahel peab olema nii palju, siis küsin, kas meil on, kas okei on. Et ma kohe tegin kontrolli kodus ka, sest et see oli päris õpetlik vaatepilt. Mis oli huvitav kogemus, kohe muidugi kirjutas seal naaber sõnumi, et mis toimub, et miks päästeauto on ukse ees. Ja siis kohe vastaski mulle tuttav, et tegemist on kodunõustamisega. Et pärast kuulsin, et nad olid juba kuskilt ahju juurest mingid joped ära korjanud. Et hakkasid kartma. Et see on nagu teine asi, mis ma nagu teada sain, et seda ei tasu karta, et see ei ole, see kodunõustamine ei ole kontroll. Et see on pigem nagu su enda heaoluks, su ohutuse tagamiseks, et ennetada õnnetusi siis. Et ma arvan, et paljud inimesed võib-olla nagu kardavad just seda, et tullakse ja hakatakse nagu trahve tegema, aga tegelikult see on just su enda nagu heaoluks, et oleks kõik korras. Päästjate töö ei olegi nagu pelgalt täpselt, nagu ma ütlesin, mingi pinnalt päästmine ja tule kustutamine ja autost, avariilisest autost inimeste välja päästmine, et tehakse ikka päris palju sellist ennetustööd, see just kuidas nad vaatasid, mis pilguga nad vaatasid, kui me sõitsime majadest mööda, et näed, siin on korstnapits natukene tumedamaks tõmmanud, mustaks tõmmanud, ära tahmunud, siia peaks minema millalgi vähemalt. Meil oli küll ette antud aadressid, seekord igale poole me jõudnud, aga et näiteks seda peaks kontrollima, et kuidas on ta küttekolle, kas kõik on hästi, et miks on pits, korstnapits tahmane või siis, et kas on üldse kulunud ja väsinud ja sellised asju, et nad teevad väga tõsiselt seda tööd, just seda ennetustööd, et hoidmaks ära selliseid ohtlikke momente. Siis ma praegusel hetkel peale seda Päästeametiga väljaskäiku ma olen isegi natukene positiivsemalt meelestatud. Sest et need käigud, mis meie tegime, oli selles mõttes positiivne, et seal on näha, et inimesed on hakanud rohkem muretsema oma seisundite ja asjade pärast, et nad on saanud rohkem teadlikuks. Ja eriliselt head meelt tegi ka see, kui ma küsisin komandopäälliku käest, palju väljakutseid on kuu lõikes või partneri lõikes, sest ütles, et neid on kuidas kunagi, vahest selle terve kuu jooksul mitte ühtegi põlengut. Ja samas on mõni teine kuu päris mitu minekut, aga seal on ka valdav osa kulu põlengut. Mis tähendab seda, et vähemalt meie kandis vist on asjad läinud pisut paremaks. Ma tegelikult laulan natuke kergema südamega neid lugusid praegusel hetkel ja arvestades kogu seda pagasid, mis ma nüüd mõni päev tagasi sain. Et ma arvan, et elu läheb paremaks või vähemalt jäi mul selline tunne, et elu on paremaks läinud. Kui on vaja kellegi eest varjata, näiteks Nõukogude sõjaväe eest, siis sobiks hästi. Ka pigem tuleb järgmine lugu sellest, et kui me käisime päästjatega kaasas ja rääkisime nendega juttu, kõik olid väga lahedad tegelased ja kuulasid, mis elu nad elad ja kuidas, mis toimub, et siis pigem tulebki sellest, et see inspireeris pigem seda, et meie ümber on inimesed, kes teevad seda asja, mida me ise ei ole nõus tegema, aga me näeme, et kui väga seda on vaja ja et need ongi nagu sellised tänapäeva kangelased. Meie bänd teeb väikse tiiru veebruarikuus kõikidel nädalavahetustel nendes kohtades, kus me ise pärit oleme, mis on valdavalt suhteliselt väiksed kohad ja mõnedki sellised, kus pole juba ammu võib-olla muusikat tehtud ja siinkohal me mõtlesimegi, et me kutsume ka inimesi üles aitama ka omalt poolt kaasa, et proovime tekitada heategevuslikku tulemi
kogu selle käiguga ja vaatame, mis sellest asjast saab ja kui see tulem on nagu tulemuslik, et siis proovime ka oma kodukandi hädasulijaid aidata ja osta teile vinguandureid. Mulle väga meeldiks, kui kõigil meist, igal inimesel siin maamuna peal oleks võimalus omandada see sama kogemus, mis me siin nüüd läinud pühapäeva jooksul päästekomandoga kaasas olles omandasime, sest sa võid arvata, et sa oled käinud ja näinud ja kogenud kõik, aga siis, kui sa lähed sinna, astud majja sisse, mis ei ole ei kellegi ega millegi jaoks elamiskõlblik tegelikult ja siis selle ekspeditsiooni käigus saad teada veel, et see on kohalik sotsiaalmaja, siis nagu see puudutab mingit muud närvi juba, südant ja närvi ja nii edasi ja nii edasi.